tere, mina olen Maigi Magnetista ja ma teen teile täna ladumise Kubasest proua Rooseni salongist. Siin me korraldame ka erinevaid üritusi ja et just 14. on tulemas ka õhtu meil inglite energias, et meil juba toimuvad pea aasta. Et kui on huvi, saate vaadata proua Rooseni leheküljelt. Ja siin hüppas juba välja mul ilusti kaart maa 5, et on rahaga seotud hirmud, tarkus vastu võtta teiste abi, ebakindlus eraettevõtjana. Ja vaatame, mida meil siit veel need inglitaro ütleb. Ja maa 7, et asjad nagu liiguvad edasi, et on juba idanema pandud ideed, ajutine tegevuses on paus ja asjatu muretsemine, et me oleme mingi oma mõtte või idee juba pannud idanema ja nüüd me kogu aeg mõtleme, millal see täitub, millal see kasvab, et me peame sellest lahti laskma, et saada ja nautida seda kõike, mis head on meie ellu tulemas. Et siin on nagu juba edasi arenemine, et numbris 5 me oleme jõudnud juba number 7 peale. Ja mis meil siit veel välja tuleb? Maailm, peaingel Miikael, et olete teinud tublit tööd, rõõm, rahulolu ja tänulikkus, olete teel valgustumise poole. Et kõik see, mis olete enda kallal ka tööd teinud, enda arengusse panustanud, enda sisse kaevunud ja teinud seda tööd, oma hirme peletanud, et see kõik hakkab kandma nüüd meil vilja. Ja vaatame, mida ütlevad meil selle peale inglikaartid. Et tulebki unenäod. Et tasub tähele panna oma unenägusi. Et unenägudes võib tulla meil vastuseid ka meie hirmudele. Või siis on mingid teadaanded. Et mul endal hästi palju toimub unenägudes praegult. Et praegult on unenäod hästi tähtsad. Ja tulemas on imed. Seda, mida me ei oska oodata või oleme kunagi endale manifesteerinud ja nüüd need lähevad täide. Ja kõik siis, kui me väärtustame ennast, eneseväärtustamine on nagu selline, ma panen siia igaks juhuks peale, et eneseväärtustamine, tegelemine endaga, et siin ongi, et üks ingel nüüd siis meil siin mängib, tahab pikali kukkuda. Et eneseväärtustamine, julgeda olla see, kes sa oled, kartmata teiste hukkamõistu. Tundma ja endale kinnitama, et ma olen väärt kõike seda head. Neid imesi oma ellu, seda küllust oma ellu, neid muutusi oma ellu. Et see ongi hästi palju, kui olete juba tööd teinud siin, siis hakkavad need tulemused tulema. Ja võtan ka teile siin ingliteraapia kaardid, et sellega ma tegelen. Et siin tulebki vabanemine, unenägudes võib tulla teil mingid vabanemised. Et tehke koostööd peaingel Miikaeliga, et lahti lasta sellest, mis teile võib või teie eesmärgile enam kasu ei too. Et päris palju me hoiame kinni ja unenägudes on võimalik meil vabastada ka erinevaid enda elukeerd, sõlmi. Ja enne magaminekut tasub ka kutsuda appi peaingel Miikaeli, et aidata tervendada ja näha selgelt unenägusid.
mis meil veel tuleb, imede alla tuleb meil täitsa maapealne ingel. Et te olete valgustöötaja, kes on tulnud maa peale armastust õpetama. See ongi see eneseväärtustamine, kui me enda sees jõuame armastusse. Et me oleme kõike väärt, et meie oleme ise armastused. Mitte keegi teine ei saa meile tuua meie ellu armastust. See armastus on meie sees. Ja kui me selle sealt sügavalt üles leiame, siis on nimed ja kõik on võimalused olemas. Et see on nagu väga-väga ilus sõnum, et kõik, kes me siin oleme endaga natuke tööd teinud, tänu sellele me ka tervendame juba planeeti. Me oma energiaga toetame ja oleme eeskujuks teistele. Kui me ise enda sees teeme tööd, siis meie energia muutub ja tõmbame ligi hoopis teise energiaga inimesi, kes olid enne meie elus. Ja veel tuleb välja indigo laps ka veel. Et võib-olla te olete kellegi kohta küsinud, et siis on teil vastus, et see inimene, kelle kohta te pärite, on indigo, mis tähendab, et ta on ülimalt tundlik, sündinud juht. Et praegu on hästi palju lapsi, kes on tundlikud ja palju targemad, kui oleme meie, saavad asjadest aru teisiti. Ja nad ongi tulnud siia maa peale teisi õpetama. Et kui me siin vabaneme, võtame vastu oma valgustöötaja töö ja saame juhtida teisi edasi paremasse tulevikku. Ma võtan ka siit välja ühe kristallikaarti. Mis see tahab meile kollektiivile öelda? Ja siit tuleb välja angeliit. Angeliit on kõrge vibratsiooniga rahustav ja tuju tõstev kristall. Loob ühenduse kõrgema reaalsusega, lihtsustab inglitega suhtlemist, tervendab ja puhastab ülemist tšakraid. Eriti kurgutšakrat, võimaldab suurt vaimset arengut ja tervenemist. Tasakaalustab emotsioone, suurendab usku ja selgust, teadlikkust ja suhtlust igal tasandil. Sõnum, aitan anda su tõele hääle, omadused, tugevdab intuitsiooni, hajutab hirmu ja viha, julgustab andestama, toetab eneseväljendust. Tšakrates toetab ta kurgu, kolmanda silma ja kroontšakrat. Võtmesõnad, sisemine rahu, turvatunne, kirkus, inglid, intuitsioon, kõrgem mina, suhtlus. Peaingel Haniel, Mikael, Raguel, jumalannad Ariadne, Brigrid, Keres, Ebre, Javtši. Et selline on angeliit ja täna meil see Mikael on tulnud mitmel korral juba välja, et Mikael on hästi tore selline, ta ongi nagu valgussõdalane, et ta aitab lõpetada erinevaid suhtesõlmi, läbi lõigata mineviku köidikuid. Et me saame ingleid appi paluda, ise nad meil appi ei tule, aga kui meil on soov ja südames soovime, mitte egost, siis nad aitavad meid. Et mul on ühendus inglitega, et siis ongi, kui meil ingliõhtud toimuvad, et siis ongi siin mõnus inglite energia. Ja vaatame, mis meile tahavad öelda naiste väekaardid. Nii, ole aus, ole enda vastu aus. Ennast petta, oleme me meistrid. Räägi välja oma tõde. Siin tuli vabanemine, ausus, eneseväärtustamine, unenäod. Et me peamegi endale tunnistama tegelikult, mida me soovime. Selle selgeks tegema, siis saame ka esitada täpselt sõnumid ja rääkida südamest
otse inglitega. Nad on hästi palju aidanud. Ja siin ka veel piirangutest kriikskaardid, et need on ka proua Rooseni kaupluses siin olemas. Et tuleb teil vastus, soovitus. Täna olen aus kõiges, mida teen, mõtlen, ütlen ja valin. Et nagu täiesti kinnitus igatpidi, et kui me oleme ausad iseendaga eelkõige ja teistega, siis on kõik võimalik. Et siin ongi jah. Ja siis maailm aitab, see ongi suure etapi lõpp. Et hakkab uus tsükkel. Et me oleme juba valmis edasi liikuma, alustama oma elus midagi muud, midagi uut. Ja sellega me saame alustada siis, kui me vabaneme. Vabastame endast erinevad asjad. Võtame end vastu sellisena, nagu me oleme. Enesearmastus. Enesearmastus. See on väga-väga suur teema praegult paljudel. Sest kuna noorena, kui meie vanused olime, enesearmastust ei olnud, meid nagu suunati ja sunniti tegema selliseid asju, mida me ei soovinud teha, aga oli vajalik teha. Et enesearmastusega saame ühendust, kui me kaevume oma lapsepõlve ja murrame sealseid olevaid mustreid, mis hoiavad meid siiamaani köidikus, kuigi me oleme juba teatud vanuses. Ma olen väga tänulik selle mõnusa kaardi lugemise eest, mis meil siin välja tuli. Et on tänane siis põhisõnum, mis siit läbi käib, on ikkagi olen aus, ole aus, ole aus. Tunnista endale oma tundeid, katsu neid vaadelda, kogeda, läbi elada. Ja kellel huvi on või soovi, siis jah, saate jälgida proua Rooseni lehekülge, et seal on olemas need üritused, mis meil siin toimuvad ingli teemalised. Et see peaks, see 14. ürituse info peaks jõudma varsti ülesse. Aga mina tänan teid väga, et te vaatasite, kuulasite. Kui teile meeldib, laikige ja jagage. Võib-olla kellelgi on vaja seda sõnumit teada või on vajadus jõuda minuni, ingliteni ja tervendusteni. Aga imelist päeva jätku teile, olge hoitud ja südamesse armastust ja ausust.